olen täitsa Tallinna poiss, kasvasin üles Mustamäel ja esimene kokkupuude ratastega oli mul isa töö juures. Isa oli tööjuureservide klubi ülem ja eks sealt ma selle motopisiku sisse sain, kui see oli minu jaoks rõõmupäev, kui lasteaia asemel mind isa töö juurde kaasa võeti ja ma sain seal päevad läbi selle lõhna sees olla, mis tänaseni meenutab mulle oma lapseaega, kui ma oma esimesed meetrid mootorrattaga sõitsin. Et nagu kõikidel väikestel poistel sellel ajal oli sääreväristaja siis see, millega esimesed hääled sisse said ja millega esimene kokkupuude oli. See pandi Ereliukase raami vahele, kuna suur sääreväristaja oli liiga raske, siis Ereliukase raam oli hea kerge, siis sellega said päris kiiresti sõita. Nii see motohuvi tasapisi pihta hakkas ja järgmine oli minu jaoks see, kui ma elasin Mustamäel 9-kordses majas 4. korrusel ja oma magamistoas tükkidest mopeedi kokku panin, mis tükki haaval siis käisid, otsisid poodidest kellegi käest, panid mootori ise kokku ja panid selle täiesti sõidu korda ja kuidas me sõbraga siis seda kahekesi Mustamäel lifti tõssime ja esiratta ülesse ja sinna lifti, et saime 4. korruselt esimesele alla, et need on minu esimesed kokkupuutud mootorratastega. Ja eks see loogiline sealt edasi oligi motoringi minna ja arvan, et ma olin mingi 10-11, siis ma läksin Pioneeride paleesse, kus on täna Kalevi Õõla. Seal ees oli vanasti Pioneeride palee kardiring ja motoring. Ma ei mäletaks, ma ei saanud algul motoringiga ainult pool aastat, ma käisin selle kardiga sõitmas, sõitsime selle ohvitseride maja pargis iga teisipäev, neljapäev, seal saime põristada ja rõõmu oli kui palju sellest kõigest ja siis kuidagi, mismoodi, ma ei mäleta, aga sain Kalevi klubisse, mis siis oli nagu sellel ajal ikkagi eliitklubi ja seal tuli Jaan Küünemäe tuli sinna siis peamehaanikuks, peatreeneriks ja tema siis kogus nagu noored, siis andekamad noored enda juurde ja ma mäletan, see oli meil ikka 5-6 punt siis noori poisse, kes siis me hakkasime kõik mopeedidega sõitma, siis sellel ajal ma olin 12-13 ja sellel ajal pidid sõitma 50-sega kuni 16 eluaastani, ehk et juba kui 16 olid, mõned olid juba abened ees, aga sõitsid ikka 50-ste mootorratastega 2 käigustega. Aga fanda oli, ehitasime neid hommikust õhtuni, et saaks natukenegi sõita. Käisime Riias tuuningjuppidel järgi, said 3 kanaliga silindrid, mis sikkel käis veel paremini sul edasi, said pikemad käigukastid, et saaksid jälle kiiremini sõita, et see oli jälle ikkagi kogu aeg tahtsid paremaks ja kiiremaks saada. Jah, sealt edasi noorteklassis olid Eesti koondises, viidi Nõukogude Liidu meistrivõistlustele, seal näitasid head tulemust, kutsuti liidu koondisesse ja nii see läks, kuni olin liidu juuniorite koondises ja käisin Sotsmaid siis Vene Vostok mootorratastega sõitmas. Esimene hooaeg sain 2 etappi sõita, siis kukkusin omal jalakatki, jäi pool aastat vahele, sügisel jälle liidu koondisega terve hooaeg, ettevalmistushooaeg ja siis terve aasta Sotsmaid, et isiklikus arvestuses olin 6 ja meeskonnaga võitsime ära. Peale seda juhtus see, et ma olin juba, kuna ma see olin katki kukkunud, siis oli sõjavägi mind ootamas ja sõjaväega oli sellel ajal nii, et kui sa tahtsid kuskil jõuda, pidid sõjaväes olema. Ehk et sõjaväe kaudu said sa siis maailmameistrivõistlustele, Euroopa meistrivõistlustele, kuhu iganes, et see oli nagu sõjalisportlik ala, oli motosport. Siis sügisel sain koju, sain talveotsa trenni teha ja kevadel, jälle ikkagi pool aastat oli läinud, aasta oli läinud vahepealt. Ja sain jälle kodus trenni teha, pidin laupäeviti käima nägu näitamas seal sõjaväes, midagi nagu täna siin kuuled, kuidas sportlased on, ega seal midagi suurt muutunud ei ole selles sõjaväesüsteemis. Öeldi küll, et kohe toome siin välja, aga juhtus nii, et ma olin seal sõjaväes, siis järgmised 10 kuud istusin sõjaväes, olin polgu komandöri autojuht. Ehk minu 2 aastat oli läinud. Kui te küsite, et mis mul esimene suurem võit oli või mis mul nagu meelde on jäänud, siis ma arvan nagu ka tänapäeval, kui noored hakkavad juba 3-4 aastaselt sõitma ja võib-olla nad hästi ei tajugi, mida nad teevad, siis nõukaaeg, siis me hakkasime 10, 11, vist 12 aastaselt said sõitma hakata
ja kuni 16 aastani ja minul on nagu sellest ajast ikkagi kõige rohkem meeles Eesti meistritiitel, mille ma saavutasin 15-aastaselt 50-se mopeediga, et see oli nagu minu jaoks esimene suurem võit ja sealt edasi siis, kui ma sain 16, võtsin kogemata Nõukogude Liidu noorte ringrajameistrivõistlused ära, noh, nii-öelda kogemata, et läksin sõitma, võitsin, tulin, nägin, võitsin ja järgmine aasta uuesti, nii et siis see nagu ei olnud juhus. Et need olid nagu esimesed võidud, mis on nagu endal nagu siiamaani, nagu kui küsida täna, siis need olid nagu esimesed võidud, et sealt edasi jah, kindlasti kõiksugu liidumeistrid ja Eesti meistrid, et need nagu tulid, et see läheb juba nagu rutiiniks edasi. Ja kindlasti üks võit, mis mul väga meelde on, kui ma tulin tagasi sõjaväest, hakkasin ringrada sõitma, siis Kalevi suursõidu võit, et see on ka midagi sellist, mis on olnud minu jaoks üks maailma parimaid tänavaradasid. Võib-olla sellepärast, et Kalevi klubi oli seal raja ääres, et kui palju sadu tuhandeid kordi ma jooksin seda Kalevi ringi, siis oligi meil see üldfüüsiline, siis tegid jooksu, siis oligi Kalevi klubist alustasid, tegid Pirita ringi, 7-8 kilomeetrit, et seal oli mäge, sealt oli allamäge, ülesmäge, et see oli nagu hea harjutus ja sikliga sõita oli, ma mäletan, oli 1980 oli Pirita ringrajal sotsialismimaade meistrivõistlused ja ma võin panna natukene puusse, aga pea 100 000 pealtvaatajat oli seal Pirita mändidel, vist oli 80 000. Ehk noorena ma sõitsin seal noorte klassis, et see oli ka midagi sellist, mida ma ei olnud enne kogenud, kui sa sõidad seal metsa vahel ja põhimõtteliselt kogu see 6-kilomeetrine ring on inimestest nagu ääristatud ja kui sa võidad, et kõik lehvitavad sulle, et noh, see on see sportlase jaoks selline tunne, mida sa pead läbi elama, et tunda seda. Ja ega sealt loogilise jätkuna 10 aastat, kui tuli Eesti aeg ja oli oma ettevõtet tehtud, ega tuli see loogilise jätkuna see, et ikkagi inimesel on see motoorne rahutus ja mõtled mida ja kuhu ja mis unistused on veel tegemata ja kui vana sa veel oled, et kas sa suudad veel seda teha ja tuli siis see Dakari projekt. Et mootorratta ma sai kätte ka vist mingi nädal enne Dakari, kui ma pidin ta juba ära saatma Euroopa poole, ehk et ma sain taga sõita ainult Ventspilsis, kuna see oli talv, see oli detsembrikuu Ventspilsis oli veel enam-vähem, et said seal rannaliivas natukene sõita. Mul ei olnud mingit tunnetust sellest siklist, see oli täiesti erinev sellest, millega ma terve aasta aega olin nagu sõitnud ja kui ma läksin siis starti, Marseilles oli see aasta start oli Marseilles ja seal oli siis staadioni pealt oli start ja staadioni peal oli tehtud siis nagu piltlikult supercrossi rada ja ma vaatasin ja mõtlesin, no pagan, et kuidas ma nüüd siit saan niimoodi ära, et ma siit ennast kohe külile ei kuku ja kohe ei katkesta, et see oli nagu esimene nagu kõige suurem hirm ja kui sa vaatad, et 30 000 staadion on täis ja kõik nagu hingavad sellest taktis, sa sõidad sinna poodiumi peale ja lähed sealt starti ja seal on nagu veeloigud ja siis nagu suured hüpped ja sealt kuidagi üritad läbi saada, see on nii kange, et saaks vähemalt selle esimese päeva minema ja kui selle said minema, siis juba said nagu selle rütmi sisse ja hakkasid sikliga ära harjuma, said sellest nagu massist aru, kuidas ta käitub ja läksid edasi ja kui siis jõudsid Aafrika pinnale, noh seal hakkab alles õige Dakar pihta, et kõik see eelnev, seal paar päeva ülesõitu on ainult nagu soojendus sellele. Ja siis kui oled Aafrikasse ja oled esimese öö ära maganud telgis ja öösel on niisugune päris nulli vist ei läinud, niisugune +2, +3, et noh, põhimõtteliselt öö otsa võdisenud seal magamiskotis, ärkad üles kell 4, et kella 5 söönuks saada ja 2 tundi, seal oli mingi 150 kilti, oli siis nagu stardini, et sa pidid jõudma kell 8 oli start, sa pidid enne seda sinna jõudma, ehk kella 4 hakkasid sõitma, kella 4 hakkasid üles, 5 sõitma ja siis tuli välja, et esituli on läbi põlenud, aga noh, mehaanikud olid seda märganud õhtul, kuna valgest tulid kohale, siis pidid sõitma täistuledega, kõik, kes tulid vastu, kõik vilgutasid sulle, et noh, sa nagu jälle midagi sellist, mida ei osanud ette näha. Ja kui see hommik kell 8 hakkab pihta ja sa tead, et sind ootab ees 530 kilomeetrit katseid, et noh, siis sa võid kujutada ette seda, ja seda niimoodi mitte üks päev 300 kilomeetrit, teine päev 400 kilomeetrit, kolmas päev 500 kilomeetrit ja niimoodi iga päev, et siis sa kujutad ette, et sa nädala lõpuks juba oledki nii, et sa oled juba
küllaltki väsinud, et kindlasti mul ka väsimusest tuli see kukkumine, kus siis ma sõitsin küll selle päeva lõpuni, jah, mul oli jalaluu oli katki, et kui ma võtsin sõidusaapa jalast ära, siis tundsin, et jalg loksub alt, et munaka juurest oli luu mõra sees, mõra, et sellepärast ta ikka loksus, et kruvidega pandi jälle kinni, et ma ise olin muidugi väga optimist, arvasin, et ma seda järgmine päev edasi, aga arstid nii optimistid ei olnud, ütlesid jah, et kõik, et võtta oma isiklikud asjad ja sinu jaoks on Dakar lõppenud, et pandi lennuki peale, saadeti Euroopasse tagasi. Üks väheseid projekte, mis on pooleli jäänud, et mida ma ei saanud lõpuni, aga ikkagi kogu see protsess ja kogu see tee sinna oli ka ikkagi, on väärt, mida meenutada ja teistele nagu öelda ja anda hoogu ka neile, kes mõtlevad, et ärge mõelge, tehke ära. Otsustage, tehke ära, see on see ja mida varem teete, seda parem, et kunagi ei ole hilja, aga iga aasta, mis läheb edasi, seda raskemaks see läheb. Et jah, ja nagu see elu on, et ikka toob muutusi ette ja tekkis võimalus alustada mootorratta siis nagu, kuidas öelda, äri või elustiili, mina pigem see on elustiil, mitte äri. Sellega 2008 siis minu jaoks oli see nagu väljakutse, et uuesti tegeleda sellega, mis mulle kogu aeg on hingelähedane olnud ja selle KTM-i siis esindusega Eestis, ehk et kui pihta hakkasin 2008, siis oli 50 mootorratast aastas müüsime ja tänaseks oleme jõudnud 380 uue mootorrattani aastas, et see on päris hea tulemus ja Eestis me oleme number 1 registreeritud mootorratastest eelmisel aastal, nii et selle 10-11 aastaga on näidanud, et kui sa teed seda hingega ja kui sa suudad inimestele pakkuda seda emotsiooni, siis nad tulevad su juurde, nad tahavad suga koos sõita, nad tahavad sinu nõuannet, nad teavad, et nad saavad kõige parema nõuande ja see on see, mis seda KTM-i hinge nagu edasi viib. Jah, ja tore on vaadata neid inimesi, kes siia tulevad ja kes siis oma esimesi meetreid mootorrattaga sõitma tuleb, kes on kunagi sääreväristega sõitnud, kes on kunagi Javaga sõitnud, tuleb jälle uuesti uksest sisse, kes tuleb oma lapsele esimest jooksuratast ostma, sest KTM-il on väga superluks jooksuratast parim, pooleteist aastasest ülespoole võib juba sellega tasakaalu harjutama hakata ja siis 50 mootorrattad juba 4-aastasest edasi, ehk et igal ühele on midagi, et seda on nagu nii hea vaadata, kui see väike laps, see 4-aastane, kui ta selle oma esimese mootorratta see sära silmas on või siis inimene, kui ta saab oma üle pika ja oodatud siis nagu suure sikli kätte, et see emotsioon, mis tuleb, et see on nagu tõeline, et seda naudid seda, kui sa saad inimesele pakkuda parimat teenindust ja teha nagu omalt poolt kõik, et tema valiks endale õige mootorratta. Et ta ei teeks viga, et ta ei lähe siit uksest välja, et sain talle müüdud, vaid just see, et ta saaks nagu õige asja, see, millest ta on unistanud ja see, kuhu poole ta siis sõita tahab, et see oleks õige sõiduvahend tema jaoks. Ja ka teie, kes te olete ainult mõelnud, et võiks mootorrattaga sõita, te ei pea ostma mootorratast. Meil on tänaseks päevaks renditsiklit, meil on tänaseks päevaks täispaketid endurotajatele metsa. Sellel aastal on juba 10 neljapäevast üritust juba paika pandud kuupäevad. Vaadake meie veebilehte, vaadake Facebooki, tulge proovige. Meil on igale tasemele algajatest kuni siis nagu proodeni on Eestis pakkuda selliseid maastikke, selliseid sõite, et see on see, mille nimel elada ja see, mis emotsioone mootorrattasõit suudab pakkuda. Et igal juhul tulge küsige, ärge kartke küsida. Kui ei taha tulla, saatke meil, helistage, et me oleme alati avatud ja nagu ma ikka alati ütlen, et 24/7, et mootorratta hooaeg on või mootorratta müüa, sa pead olema 24/7, et kui sa pühapäeval ikkagi sul mootorrat läheb katki, sul on tükki vaja, kui väga vaja on, ma tulen välja ja annan sulle selle tükki, et sa saaks sõita selle pühapäeva lõpuni, et see on see, mille nimel tehakse tööd ja elatakse, et sa saaksid nautida seda mootorrattasõitu.